Tervist, täna on 23. aprill, Risto Ränk Farming kanal ja tõusime täna hommikul ülesse, siukene asi toimub. Et jõulud jälle on ilus talv, õudne, jube appi. On tegelikult natuke masendav. Et ma ei kujuta ette, mis lood see linnud teevad, kes juba pesa ehitasid siin ja kes on tulnud rändlinud tagasi, et toit on täiesti kadunud. Ühesõnaga sellest tegelikult ma ei tahtnud rääkida, kahjuks peab, sest lumi on maas. Ma ei oskagi kohe teha selle hommikuga midagi, kui selline asi on. Aga tegelikult räägime sellest, et ma olen nüüd jätnud videosid tegemata tükk aega, sellepärast, et lihtsalt andke andeks, on nii kiire ja nii palju mingid asja ajamisi ja see on lihtsalt tüütu, aga me käisime Poolas, kui te mäletate. Poolasse ma võtsin kaamera kaasa küll, aga kuna see oli meil selline, Raju oli kaasas, natuke nagu perereis, et natuke puhkuse mõttes ka, mitte väga palju, aga siiski. Ja siis ma ei hakanud nagu seal väga palju filmima, et veetsin ise ka mõnusasti aega lihtsalt. Aga üks koht, mida ma ei ole näidanud, me käisime Lotsi loomaajas ja tegelikult käisime ka kõik need söödakohad, kus me pidimegi minema läbi, aga üks koht, mida me ei näidanud, siis pole ma varem näidanud, on palmimaja Lotsis ja sinna ma võtsin siis kaamera kaasa, et üks uus koht tuua teieni, nii et ma ei tea, kas see saab see video läbi nagu sealt see palmimaja oma niimoodi, et lihtsalt saab, aga see, mida ma filmisin, selle ma siis panen nüüd siia vahele, et siis te näete, kus ja milline see palmimaja on ju? Tervist, täna on 2. aprill, Risto Ränk Farming kanal ja Raju on siin, Mirge on kuskil vetus ja meil on praamis, kell on 5 hommikul. 5. praam on esimene praam, mis läheb siis Saaremaalt ja meie sõidame siis oma suunaga täna Poola ja täna me sõidame täitsa Lotsi välja õhtuks. Ehk siis terve päev ainult sõitu. Ja pool ööd ka, sest kell on alles 5. Aga 4 äratus, asjad autosse ja minema. Et ma ei ole jõudnud nüüd paar päeva videot siin teha, lubasin iga nädal teha või mis nädal aega iga päev teha, aga ma jäin jumala haigeks. Ma praegu ka juba tõbin, aga juba paranemis järgus, aga käisime paar päeva tagasi siis Kuressaares stuudios nii pildistamas kui filmimas, mitte nüüd meie YouTube kanali pärast, vaid meil üks teine projekt on ka käsil, seda ma rohkem ei näita, lihtsalt Mirge sai fancy meigi, mina ei saanud midagi, et ma saan ka meiki, ei saanud. Ja Mirge sai väga ilusa meigi, nii et käisime stuudios ja siis oli mul järgmine päev just bändimäng ja siis ma olin täiesti haige, aga kuna see on siukene asi, me oleme ühe korra elus jätnud bändimängu ära, seepärast, et ma olin haige. Seekord oli juba täiesti see piirikas seal peale, et ma ütlesin, et see jääb ära, aga ma helistasin korraldajale, et ma olen haige, mul on palavik, et kas me tuleme kohale või mis saab, et anname endast parima, aga nagu 100% meid ei ole, midagi ei ole teha. Ja et teisi nakata ka ei tahaks, et peokorraldaja peab olema teadlik. Andsin teada, nad ütlesid, et tulge kohale ikka, et pidu ära ei jää ja et tegime nii hästi, kui saime, vedasime ilusti oma 4 seti välja, mis on hämmastav, aga see tõmbas nii ribadeks, et öösel mängida pilli 4 tundi palavikuga, nohuga, köhaga, siis nagu ma ei saa aru, et me nii tublid, et me ära tegime selle, aga lihtsalt see pärast kurnas nii palju rohkem, et see taastumine võtab nüüd rohkem aega. Oli bändimäng, olin haige, oli stuudio ja siis nüüd me lähme Poola. Meil on auto pakitud ja sõidame ja esimest korda on meil kaasas Raju. Et see saab olema seiklus, eks see 3. inimene teeb alati sõidu kallimaks ja võtab autost natuke ruumi ära, aga Raju on nii kaua tahtnud tulla, nüüd on piisavalt suur, et ta peab need sõidud vastu seal kõrval. Et nüüd on Raju kaasas, et lähme kindlasti mõnda toredasse kohta, aga kindlasti lähme seekord Lotsi loomaaedega uuesti, sest meil on seal vahel paar vaba päeva. Nii et me teeme need nagu mõned toredased ka, võtan kaamera kaasa nii palju, kui saan, näitan ja siis muidugi põhiline ikkagi see, et me toome sealt seekord, meil on söödareis kevadel alati ja ka sügisel söödareis, ussikesed asjad, kõik, mis lähevad surikad endale tüüpidele ja papagoi söödad on hästi tähtsad. Muidugi võib-olla mingi nipet-näpet, mingid elusasja tuleb ka kaasa, me ei tea veel,
tõenäoliselt midagi ikka, aga üldiselt ikkagi eesmärk on tuua söödad. Selle vara minemisega on alati see pull, et esiteks praam on tühi, on ju. Et kui te vaatate, praam on tühi ümber ringi, aga lihtsalt hommikusööki ei saa, me pole veel söönud, aga me oleme esimest korda nii hästi valmistunud Poola reisiks, et meil on isegi Mirge Kipsed tastis meile pitsat kaasa reisi peale, et me saame hommikust süüa seepärast, et tegelikult me sõidame ka läbi Läti veel niimoodi kodujuustupitsa, et me sõidame ka läbi Läti niimoodi, et kõik kohad on veel kinni, et me ei saa kuskil nagu süüa, sest nii hommikul vara on. Läti on ikkagi nii pisike, et sealt me läheme supsti läbi ja siis me saame lihtsalt hommikust süüa vahepeal autos. Meil on nagu ette valmistatud kõik päris vingelt seekord ja esimest korda niimoodi, et meil on The Super Mario helistab meile. Ristal on sükene number nagu Super Mario siin sees ja Super Mario. Nii, järgmine päev. Eile me siis tulime hommikul 4 hakkasime sõitma Saaremaalt ja jõudsime õhtul kell 10 hotelli ja siis ega seal ongi see, et puhas sõit. Me oleme seda sõitu näidanud küll, kuidas see sõitmine on, aga see oli niisugune tüütu, hullult väsitav, niisugune merehaiguse tunne natuke, et keha kõik kõigub, pea valutab, see on tüüpiline hästi pikk sõit. Rajule esimest korda niisugune piinarikas, aga nüüd me oleme siis Poolas, Lodžis, Varssavis tegime väikse pausi, tegime õhtusöögi ja eile oli hästi ilus ilm. Nagu te näete, siis siin on puud rohelised, asjad õitsevad, aga ma sain aru, helistasin koju, võtisööt tuleb, et seal pidi lund tuiskama ja tormama, et seal keeras ilm täiesti ära, et siin on ka niisugune tormine, aga selle eest on ikkagi roheline ja nagu kevadine. Et täna me tulime ühe päeva varem siis seekord, sellepärast puhtalt, et Raju on kaasas. Vaata, ma kõigepealt ikkagi näitan, vaadagi, kui roheline mõnus siin on. Et võtta seda nii tuidu juba, täitsa kevad. Aga tulime ühe päeva nagu varem, sellepärast, et Raju on kaas, et tal oleks nagu see, tegiks nagu mingi positiivne tunne ka siit, mitte ainult piinarikas sõit. Et siis täna me võtame vabamalt, mingi sodi lendas, võtame vabamalt ja lähme kõigepealt tangime auto ära. Ja siis lähme Palmimajja, ühte Palmimajja, kus me ei ole varem ise ka käinud. Tundub nagu äge, see pääse on 3 €, see pole essugi, et käime kõigepealt Palmimajas ära, vaatame, mis seal on. Ja ongi lahe. Raju siin jookseb ringi, Mirge tuli ka. Hommikul meil oli vaja siin nüüd arvutis veel teha tööd. Mirge teeb rohkem, mina otsisin telefonis asju selle jaoks ja see võttis oma tund aega ära, aga nüüd me vaatame, et loodud sadama ei hakka, siis on kõik okei. Täna on siuke vaba päev, rahulikult. Vaatame palmid ära, lähme poodidesse ja on ka olemas. Nii, nüüd me jõudsime siis Lotsi Palmimajja, see on 5 kilomeetrit, siis meie 5 kilomeetrit siis meie hotellist ainult tegelikult. No, mis te leidsite? Kas see on, saab kaladel süüad läin, jah? Meil on ka vaja sükest. Ühesõnaga, siit saab kala peale süüa võtta tõenäoliselt. Ma käisin just veitsus, aga ühesõnaga sisse käik normaalne. Ja see tundub päris suur korralik selles mõttes. Siin on temperatuur üleval näitab, temperatuuri, õhuniiskust ja pilet oli 40 slotti, oli siis meile 3 kokku. 40 slotti, see on siis alla 10 € on kõik kokku. Palju toit maksis? 2 slotti, see on 50 senti ja natuke vähem. Ja siit läheb sisse. Ja siin on tõesti niiske. Vaatame kohe, kas kaamera läheb uduseks ka või mitte. Siin on neid... See on nagu ägedad ehitatud tegelikult, väga vinge. Esimene mulje tundub tore, troopikasse. Mis siis, et õues on halb ilm, siis siin on mõnus. Sealpool on veel soojem ja õuniskus on kõrgem. Päris korralikult suur ja võimas. Et nagu see on päris... Siuke troopikamajja meil võikski olla. See oleks äge. Jah, siin on nüüd siis punakõrv, ilukilpkond, kollakõrv on ka mõni minu arust, aga enamus on punakõrvad, täiesti keelatud. Eestis just Minisoov Pärnus sai väärteomenetlusest, ta võttis inimeste käest vastu 2 tükki, mida pakuti ka meile. Me ei olnud nõus neid vastu võtma, sest me teadsime, et neist tuleb jama, sest meie ametnikud ei tunnista seda, et need kilpkonnad elavad kaua ja seadus on hiljem vastu võetud, aga
aga siin on punakõrvad kõik unnikutes nagu ja neid müüakse ka Poolas laatadel, nii et selles mõttes ühtne Euroopa seadus tõenäoliselt ei päde nii hästi, kui me nagu tahaks või võib-olla ei peakski pädema nii hästi, aga noh, ühesõnaga meil võetakse nagu ikkagi tõsiselt seda asja, et need kilpkonad on täiesti keelatud Eestis igatepidi, mis siis, et neid on kodudes ampsest ajast juba. Nii, nüüd me oleme siin Palmimajas ja tegime Palmimaja tiiru peale. Ja nüüd siin üleval on selline kohvik, hullult nunnu, hästi palju igast erinevaid taimi. See mõttes on teisel korrusel justkui kohvi on täiesti mõistlik. Ostsime selline koogi ka, just for fun. Raju ei tahtnud midagi, aga Palmimaja on võimas. Pinge, suur, 3 niinimetatud kasvuhoonet, aga see on nagu maja osa. Metalliste raamiga, pakettidega, soojad, taimed on ilusad, hästi hoolitsetud. Ma ei tea, ei ole midagi halba öelda. Piletihinnad on siin ka alati muidugi sellised meie mõistes odavad. 3.20 millega nägu. On ju, et see mõttes tasub kindlasti tulla. Isegi talvisel perioodil, õueala on siin ka päris suur tegelikult, nagu botaanikajad ikkagi, aga mis sosistate? Aga üldiselt nagu juba siseruumi pärast tasub siia tulla. Väga mõnus koht, kus aega veeta. Et meile väga meeldib. Isegi Rajul meeldis, kes ei ole tavaliselt sükene. Ma ei tea, taimemees. Aga siin saab toita siis kalu, sai toita käest ja siis koid ja kuldkalad ja siis punakõrvad, kilpkonnad ja mõni kollakõrv oli ka. Aga siin ongi nagu lihtsalt see kohvikus saab tulla lihtsalt eraldi ka istuma. Et ei pea nagu maksma piletit ja midagi, et kohvik on eraldi ka sisse käiguga täiesti. Et selles mõttes on nunnu. Et Lotsi Palmimaja kindlasti soovitame siis. Meie oleme need inimesed, kes ostavad igalt poolt magneti kaasa, kus me käime. Et see on niisugune naljakas komme, mis tuli meile kunagi. Et meil on nüüd magneti ostsime ka siit kaasa endale. Et Merge kohe näitab meil magnetid kindlasti. Niisugune Palmimaja magnet. Jumalast okei. Vot, niisugune äge koht, kui tulla. Selles mõttes, kui te Lotsi satute, siis kindlasti tuli välja, et see on 2 loomaaeda ka. Et loomaaed ja Palmimaja kindlasti soovitame Lotsi loomaaed ja Palmimaja. Aga tuleb välja, et siin on 1 loomaaed veel, mis me arvasime, et ei ole nii suur, aga vist võib-olla loomaarvuliselt isegi on suurem. Et me peame natuke uurima seda asja. Et loomaaeda me lähme reedel. Reedel on meil 1 vaba päev veel. Vot. Siit õuest vaadates see maja on ka nagu päris vinge. See ongi suur. See on madalam tunduvalt kui see tagumine osa, kus suured palmid olid. Ja siis see õue osa, kui on ilus ilm, see jalutamiseks see õuepark on ka päris suur. Ilus, see mõttes kena. Nii, meie lähme nüüd siis autosse tagasi. Siis lähme teeme Raju mõned kommipoe peatused on nendist välja vaadanud, kuhu ta tahab minna. Nii et kuna täna on natuke rohkem tema päeva ka, siis me saame vaatama, tundub päike tuleb välja, et läheb see hullem ilm mööda. Et see park on tegelikult väga ilus ja botaanika, et me ütleme, see on Palmimaja nimel, aga me ütleme botaanika selle kohta. Et oli väga vinge, kindlasti soovitame. Siin on Poolas hästi palju, nagu te näete seal sellised, nagu meil on tuulepesad, aga tegelikult see on mingi selline taim, mis on, tundub, et talvel kogu rohel nagu igialjas taim, mis nagu sööb siis seda puud, nii nimetatud ja vist lõpuks selleni, et hävitab täiesti puu ära, et neid on päris palju igal pool ja liigub nagu põhja poole ka see taim, et ei tea, kas kunagi Eestisse ka tuleb, aga niisugune, et sööb teisi taimi. Mis need teevad, need lollitavad siin mul ees. Ühesõnaga, Palmimaja käidud, jälle 1 tšekk on kirjas ja siin see pargis olid mega suured tammed, need nagu jõhkralt suured, aga need on nimelised, nii et kas need on kunagi kellegi poolt istutatud või on neil nagu pandud mingi tähenduslik nimi peale. Seda me ei tea täpselt, aga kui samas Google Translate teab kõik asju. Vot, nii et Palmimaja käidud, tulge kindlasti, kui te Lotsi satute, väga mõnus. Just hea koht ka, kus talvel ma kujutan ette, et aega veeta, nagu et soe troopika. Et seal tahaks nagu lihtsalt istuda, lugeda raamatut, pilli mängida, küll seal ei saa, aga segab teisi, aga tõenäoliselt raamatut lugeda saab rahulikult, väga mõnus. Järgmine nüüd suurem asi meie jaoks oli see, et me käisime maamessil Tartus
3 päevad, noh, tegelikult see kestab justkui rohkem, et ettevalmistus on ja pärast tuled sealt ära, hullult väsitav, hästi jahe külm, siis läkski silm tuks juba, on ju, hästi jahe ja külm oli, aga sellest üritus mega suur ja võimas, nii et sealt ma filmisin ka natukene, panen sellega siia vahele, et tänane video on niimoodi, et juppe igalt poolt, mis ma filminud olen. Tere hommikust, täna on 18. aprill ja meie see õigel pool lähen, oleme praamis, kell on 5 hommikul on ja sõidame siis täna Maamessile. Tegelikult oleks võinud minna ka eile õhtul, aga me tõesti ei viitsinud. Nüüd me oleme täna esimese praamiga, mis saab. Minu üllatuseks oli täna... Mirks? Kust olid nii kaua? Tegin minked. Mina sain hommikust. Miks? Täiesti värske toit on täna siin praami peal, kõik on vabalt öeldud ja Mirge telefoni ei vasta, Mirge ei vasta Messengeri, 2 korda üritas helistada. Ma leidsin Mirksi kand üles, ma arvasin, et ta läks autos tagasi. Ma sain üksinda hommikus siin just, Mirget ei olnud kuskil, aga tundub, et ta oli lihtsalt kuskil, ma ei tea kus. Ühesõnaga, me läheme nüüd Maamessile ja esimest korda elus kusjuures. Maamess on suur ja võimas, väidetavalt. Minu üllatuseks on see asi, et ma lugesin, et seal on kõigepealt ma võtan kohvi, must kohv piimaga. Ei, mul on oma tass kaasas, jälle säästame loodust, ei võta seda jama ja muidugi kohvi maitseb tunduvalt paremini minu arust päris tassist. Et Maamessil avastasime, et on külastajale pilet 15 €. Ma oleks täiesti üllatav, ma ei teadnud, et ükses kohtas on pilet niimoodi. Aga no mis sa teed? Me oleme sinna, meil on kaasas flaierid, natuke savi ja must kohv piimaga, klassik, maksa. Ma ei tea, kui ma etu käin, hommik on ka alles. Täiengi kinnitatud, väga armas, aitäh. Võt, aga ühesõnaga me sõidame Maamessile, pikk tee minna Tartusse ja siis me sõidame sinna, siis me oleme 3 päeva paigas seal, reklaamime oma loomaeda, võtame savi on kaasas, purgimunad on kaasas ja rollapid on kaasas, et näidata inimestele natukene pilte ja asju. Võt, süke värk. Maamessile, pime on üles ja keha ei ole ärganud, aju veel vähem. Tervist, täna on 19. aprill, Risto Rank Farming kanal ja meie oleme siis Tartu 30. ja Maamessil. Juubeliaasta Maamessi teine päev, eile tulime, Saaremaal oli plus 10 kraadi, siin on -2 praegu, poole tee peal oli juba lumine. Käisin eile siis siin ringi peal ära ja tegelikult on ülivõimas üritus. Võimas suur, kui ma praegu vaatan siin ringi, ma olen nüüd leti taga, sellepärast, et meil on niisugune suurem Saaremaa boks siin, aga rahvast on meeletult, ma ei saa öelda, et nüüd meeletult on ostjat rahvast, aga selle eest on müüjaid üle peaaegu 500 öelda eksponaati selles mõttes, mitte müüjaid, et see me oleme siin toidutelgis justkui, meie võtame siis tegelikult on meie eesmärk, okei, meil on küll kaupa ka, meil on natukene savi kaasas, vutimune, purgimune on natuke veel alles, homne päev on ka veel, aga üldiselt me siiski praegu seisuga reklaamime siis meie loomaaeda, me jagame flaiereid, otsime koostööpartnereid, vaatame, kuidas elu siin on ja tegelikult see reklaami pool oli see eesmärk, aga müük on ka alati tore. Üritus ise mega suur, et hästi palju masinavärki, hästi palju alates autodest, ATV-dest, traktorid, kombainid, metsatöömasinad, hullult äge, ma vaatasin, on saekaatrid, mis on sellised tegelikult mitte nüüd ülisuured, aga tundusid jumala kvaliteetselt ägedad. Ma mõtlesin, et siuke asi oleks kodus olla, kuna me kasutame hästi palju puitmaterjali, laudu, asju, see oleks äge omada, aga samas ongi see, et enamus aastast seisaks, et see on ikkagi teenusepakkujale, nii et meil on ikkagi tõenäoliselt tunduvalt mõistlikum osta lauda kui omada mingit saekaatrit, mis maksab nii palju ja mis aastatega ta tagasi investeerib, ma ei tea. Aga äge vaata, neid asju on võistlused, on esinejad, aga see ala on ikkagi juba nii suur,
et mina eksisin 2 korda ära. Täna ma juba tõenäoliselt eksiks, aga esimene päev eksib 2 korda juba ära, et ja parkimiskohta raske leida ei ole midagi. Tulge vaadake, järgmine aasta toimub see kindlasti ka, on väga vinge. Aga siin Saaremaa tegijaid on teisigi, et lähme kindlasti vaatame, mis nende leti ääres toimub ka. Siin on pöide, õlle, limonaadi valik. Ma loodan, et meil suvel kindlasti on see limonaadi ja võib-olla õlut ka pakkuda kohvikus, nii et pöidemehed on õiged mehed. Ma pärast tuleb võtta sellist intervjuu ka, siis on nagu kõige parem. Nad räägivad ise, mis neil on uut, mis neil on head. Siin juustumüüjatel läheb väga hästi. Ma vaatan, et viimane kaup on. See on eksklusiivne pilt lettide tagant. Muidugi Ideafarm, kellel oli hullult vinge küüslaugu moos, musta küüslaugu moos. Ma olin täiesti üllatunud ja võilile vein täiesti ootamatult maitsev. Aga lähen vaatame siia ka. Eksklusiivne pilt leti tagant. Ma ei tea, kas nad lubavad üldse filmida, aga ma teen ikka vahet ei ole. Pihtla, kes väga vingiga asja teeb, tasub kindlasti proovida, kes ei ole proovinud. Muidugi see eelis on alati messide laatidega, et saab koha peal ju maitsta. Et see koha peal maitsmise rõõm on alati nagu hea. On näha inimesi, kes tulevadki maitsma lihtsalt asju, mitte ostma. Näete, siin taga on ka Saaremaa Zoo 1 flyer. See pole flyer, see on roll-up. Sest siin on sükene pult, kus ongi siis Ehte Saaremaa tutvustab Saaremaa tegemisi asju. Sulvi on kahjuks hetkel kadunud, aga Sulvi ja Ehte Saaremaa on see, kes meid siia kohal on ajanud tegelikult. Täna õhtul läheme ka kuskile veinitallu veini maitsma ja õhtusöögile. Vähemalt nii meil öeldi, võetakse bussi peale meid, et näitan seda ka natukene. Et sõbralik Saaremaa ühine seltskond on siin, see on nagu äge, et isegi kui leti tagant peab korraks ära käima, siis teised hoiavad leti silma peal ja see on nagu hea. Aga tundub, et on jõhker üritus, jõhkralt palju rahvast, jõhkralt palju toitu, jõhkralt palju masinavärki ja ma kujutan ette, et kõigile on vaja leiavad siit täpselt selle, mida nad otsivad. Ja praegu on ahju õunalimonaad. Täna on selline külm ilm, et seda õlut ei taha keegi, aga limpsi ikka võtavad. Ja õnneks need, kellel lapsed ka veel kaasas on. Ja limpsi ma arvan, et saab tulla tegelikult vaatama ka Saaremaa loomaeda suvel. Nii et kui kellegi on veel, siis proovimata, soovitame. Igalt poolt saab osta sinu värki, on ja? Ja enamus Eestit on kaetud. Koopid, Selverid, Rimid on igal pool on nagu midagi erinevat müügis, et eks see sõltub kaupluse ketina. Kuna eile oli megatorm, megatuul, aga mitte sellist lund ei olnud ja lumi on tulnud öösel, siis eile oli vihmane tuuline, käisime Kuressaares, tõime ära aiapaneelid, mis on tellitud, mis on nüüd siin lume all ja täna hommikul ärkasime üles sellise lumega ja tundub, et auto peal on kukkunud mingi oks siit. Oleks teadnud, et lumi maha tuleb, see oks on isegi jäänud pidama sinna teise oksa taha. Et oleks teadnud, et kui lumi maha tuleb, oleks parkinud siia alla tõenäoliselt, aga ma loodan, et see on läinud hästi, et ei ole midagi ära lõhkunud, et on kukkunud oks otse auto peale. Selles mõttes sellised asjad, mida sa ei oota kevadel, kui on talv, kui on muidu mingid tormid sügisel, siis oskad nagu valida autol neid kohti, aga praegu me tõesti ei osanud oodata sellist sulalumi on see on nii raske. Lähen ruttu, vaatan kõik loomad asjad üle, et mis siin toimub. Muidugi ma vahepeal olen nagu ikka teinud tööd ka selles mõttes, et palju käimist, palju asjaajamist, aga kokapurrad on saanud õue. Lähme vaatame. No täiesti uskumatu. Selles mõttes, et see lumi on niisugune tugev ja sula, et on teinud niisugused katted kõik igale poole peale. Päris jõhker lihtsalt. Et üleöö juhtub selliseid asju. Et meil oli ju tegelikult jumala soe. Lilled õitsesid, uudele tulid juba lehed peale. Kokapurrad on sisse läinud. Muidu nad olid siiamaani, nad polnud kordagi sisse läinud sellest hetkest, kui nad siia puuri said. See on nüüd siis see puur, mis hakkab siis siit minema. Siia poole jõudsin ka juba panna 3 tükki ära, aga siis said kruvid otsa, millega ma panen võrku ju kinni plekikruvidega. Plekikruvidega terava otsaga, aga suur pea soojab ilusti kinni, hea tugev. Aga Orissaarest neid ma sain ainult 4-5 pakki ja siis täpselt sinnamaani ma jõudsin. Ma tellisin juurde nüüd neid
et nüüd sellepärast jäi pooleli, aga praegu me ei pane siia enam midagi, sest me isegi ei näe, kus on võrgud, mis ma valmis tegin, need on kuskil siin all. Et need pealmised võrgud tuleb teha pikemad, et sellest ei piisa sellest enda võrgu pikkusest. Aga kokapurrad saavad õue. Hommikul nad siin laulsid ka. Kuulsime, et nad olid õues, aga nad on läinud ikkagi sisse, mis on väga mõistlik. Praegu küll siin on nagu katus peal, aga nad kaifivad ja naudivad seal puuri täiega. Need puurid on siis 2 linnule on suuremad kui kokku see tuvi ja kakupuur seal. Ehk siis need on päris jõhkralt suured ja sealt järgmised tulevad ka väga suured. Nii et selles mõttes äge on näha, et see nagu hakkab kokku saama. Vundamendi tegin ära. See on siis tehtud niimoodi, et siin on kivid, eks ole, paekivid ja siis segu läheb kõik vahele. Ehk siis tuleb just kui kivi vundament mõnus, mis kannab seda kergeheidist päris hästi, sest tegelikult kõige raskem asi siin ongi see võrk ja nüüd siis praegu ka lumi. Ei meeldi mulle see lumi üldse. Ma just mõtlesingi, et nüüd on nagu kätte jätnud see, et järgmine plaan, kus me üldse minema peame, on Luige maaelu väljanäitus. Sinna me võtame ka loomad kaasa, sinna me läheme natuke suuremalt kohale, aga rohkem vahepeal ära ei lähe, et nüüd ma teengi, mõtlesin, et proovin uuesti harrastada seda, et iga päev video ja teen tööd, saan kodus teha vägev. Aga kui nii jääb, ma loodan, et see suleb ära, homme pidi minema soojemaks. Hädasti oleks vaja teha juba asju, sellepärast, et plaanid on suured, Kisa on palju, sellepärast, et lambad ootavad kõik toitu, sööki. Aivo käib ringi, Aivo toidab praegu. Aga lähme vaatame, näitan teile kohe. Oleme välava kinni. Eile sündis meile siia uus talleke. Lähme vaatame, kas kõik on hästi. Tšau! Kus sul läheb? Ta oli nii pisi. Näete oma kätt. Ta tegi väga pisi. Kus on kõik hästi? Või sa oled märg? Sirutab tudus lihtsalt. Ühesõnaga siuke talleke sündis meil siin eile selle suure tormiga. Aga nunnu, ma ei tea veel, kas ta nute tal ehk on, oleks tore. Tuleb. Ära muretse, küll emme tuleb siia. Aga tundub ka siukene tugev tall, et ei ole muret. Ja sõbralik muidugi, nad kõik sõbralikud. Väga nunnu. Nime veel ei ole, aga siin on eile sündinud talleke siis. Väga äge. Õnneks nende lindudel, kes on nagu kohale tulnud ja kes siin piirkonnas on meie ümber just nagu oma pesad asja teinud, siis seda terased tegid juba pesa ja audusid ja auduvad siiamaani, ma arvan, et nad saavad võtta käia. Näiteks praegu ma vaatasin ka hullult palju linde okassiga taias, kes siis otsivad sealt süüa. Igal pool on ju toitu maas meil linnupuurides aedades, nad mahuvad sisse igalt poolt aedesse tulla ka. Nad saavad nagu siin hakkama, ma arvan. Ma ei kujuta ette, mis metsalinnud teevad metsas, et ehk see sulab ruttu ära, et väga suuri kahjusid ei tule selle koha pealt. Vaadake, paar päeva tagasi soe, ilus kera, murutraktor just ei jäetud siia nii ilus ilm, tüngs, paks lumi peal. Jõhker, lihtsalt jõhker. Ma tean, et selliseid asju juhtub ja kevad on alati palju siuke heitlik. Aga ikka alati unistad, et ta tuleb nagu ja siis on soe ja mõnus ja hea. Aga näed, ei tuleb väga pika vinnaga. Järgmine asi siit on siis see, et nüüd on saanud see, kuna see jooned lõb ju maha, siis siit on saanud see vaheaed ära. Vaheaed on ära ja see, mis me kunagi tegime, esimesed aiad, siit see vana võrk on nüüd ära võetud kuni vetsudeni ja hakkasin siis kaevama uusi aiaposte siit ja nüüd ma pole ette vaata, kui ma taukudesse ei astu, õnneks ma panin postid sisse. Siia tulevad siis valad postid, meeter kõrged ainult, need meetrist aiapaneelid eile tõimegi ära. Et see siia tuleb väike aed vahele, ehk siis selle sama joonega ja siit natuke kaugemalt läheb siis uus aed sinna ja see on siis selle jaoks, et kui inimene tuleb sealt ära sisse, siis see kohvikuala, kõik asjad on siin, kus on linnud lahti, pardid, paabulinud, kalkunid ja siis siit läheb siis väike värav edasi, et minna taha loomaaeda, sellepärast, et teoreetiliselt praeguse seisuga leemuripuur tuleb juba sinna, kus on need ploomipuud. Ja siis see loomaaed jääb natuke eraldi, et me saaks veelinnud hoida ikkagi tiigi ääres, et nad ei läheks rändama ja et neile oleks ohutum, siis siia tuleb nagu
väikene aed vahele, madal, see on niisugune päevaaed, et noh, part niikuinii ei lenda meil siin ja nii, et ja siis sealt tagant läheb ta suuremaks. Ehk siis aed hakkab sellest tammest, mis seal on, läheb mäe otsa ja mäe otsast seal tagant läbi tegib niisugune suurem aed sinna poole. Ja see on niisugune ka paneelidest ja tugevam. Aga kui vaadata nüüd, tiik on vett täis, 2 parti on väljas, teised panin kinni, päevaks saavad muidu taost välja ja avastasime seda, et okei, konnad kudesid siin kõik tore, aga kuldkalad olid välja tulnud. Kuldkalu on siin tiigis omajagu. Me nägime sel aastal, kui kevadel nüüd jää ära sulas, oli vist 2 kuldkala oli nagu surnud jää all, aga ülejäänud peaksid olema elus, nii et kuldkalu on ka siin terve hunnik, et see on nagu hea, tore, värvilise kalu ka, aga üldiselt ma ei oskagi öelda, mis siis toimub. Loodame, et sulab ruttus lumi ära ja vaadake sigada ei oska. Mina näen, tõenäoliselt selle kaamera pealt ei näe. Linnud käivad söömas, et siin on nagu jahu, jääki asju maas, et hoiab ikkagi elu sees neil, loodame. Et väiksed linnud peavad ju saama süüa hästi tihedalt võrreldes sellega, mida me mõtleme, et kui korra päevas sööd on hästi või siis korra kaaripäeval, et mis see paar päeva ikka teeb. Tegelikult mida väiksem organism, et jah, mida väiksem organism, seda tihedamalt see peab sööma, et hoida kehatemperatuuri just nüüd ka veel, kui jahe on, et oleks soe, poleks nii hullu. Siukene video siis täna, väiksed kokkuvõtted. Oleme tagasi siis kodulainel, teeme rohkem videosid. Täna lähen tõenäoliselt Savikaskal suurin asjad ära, et homme gaasipõletust teha, sest tundub, et ongi siukene aeg tagasi, et saab teha lihtsalt savi natukene jälle. Ma ei tea, olge tublid, ma loodan, et kuskil mujal on soojem ja toredam. No siin on ka tore, aga ikkagi natuke tahaks juba suve. Olge tublid, share'ige, like'ige, jagage, näeme järgmine video ja tšau!